Mina olen alati rääkinud seda, et töö tegemise juures kõige olulisem on need teravad tööriistad. Põhjuseid on seal tegelikult mitmeid, aga väga hea näide on mul siin laua peal sellest, kuidas minu enda saekett on üsna kehvas seisus ja isegi siukse peenikese palgi lõikamisel on paras nüsimine ja see lõige tuleb tegelikult üsna kole. Teine näide sellest, kuidas mu võsalõikuri ketas on kehvasti teritatud ja sellest enam mingit asja ei ole. Ma olen tegelikult jätnud selle juba kasutamata ja nurka roostetama üsna tükk aega tagasi. Räägime Farron tehnikaga sellest, kuidas oma tööriistu korralikult teritada. Saeteritustööriistad ja muud tarvikud on poest üsna vabalt saadaval, aga nagu ma aru saan, siis nende kasutamine tegelikult nii lihtne pole, kui pealt paistab. Kõige tähtsam asi on see, et kui te olete seadme endale ostnud, siis kindlasti on see, et küsida ka, et mis oleks need vajalikud lisavahendid, et teritada kett, missugune peaks olema siis teritusraam, mille siis vastav ümarviil ja väga tähtis, et need infod oleks nagu õiges, sellepärast, et tihtipeale inimesed mõtlevad, et ostavad teritusraami, aga tegelikult see ei ole sellele ketile mõeldud. Alati tuleks vaadata, küsida täpselt sealt, kus see seade osteti, missuguseid tarvikuid vaja läheb. Kui need tööriistad on õiged, siis tekib kohe küsimus, kuidas seda viili üle selle keti lükata, kuidas seda kogu saevärki kinni hoida. Väga oluline. Tegelikult on see, et ka raami tuleb kinni hoida 2 käega, sellepärast, et vastasel korral ümarviil ei toimi. Ja teiseks on see, et kindlasti on seal omad nurgad, tähtsad nurgad teritusel, et raami peal on need esiteks näha ja teiseks on see, et on täpselt nii, nagu peab olema. Kui need nurgad ei ole teritamisel õiged, siis ilmselt juhtubki see, mis minu sae näitel, kus ta hakkab igatpidi viltu kiskuma. Jaa, see on see põhiasi ja tegelikult ongi terituse juures on hästi oluline just, et terituse lükkamise korrad. Et ehk siis selles, kui te hakkate ketti teritama, siis kindlasti on väga oluline, et te teritakse kõik hambad täpselt ühe palju. Ehk siis, kui te lükkate 2 korda siis raamiga, siis tulete kõik hambad peab olema vastavalt 2 korda lükatud. Kui te lükkate rohkem, siis järgmised hambad ei ole omavahel kohakuti ja see tulemus ei ole tegelikult selline, et see kett ei lõika lihtsalt. No see nurga hoidmine tundub teoorias lihtne, aga kuskil metsas põlvede vahel toimetades on seda väga keeruline teha. Stiilil on olemas sellised spetsiaalsed pitskruvid, mis siis lüüakse paku siis kinni ja vastavalt samamoodi on võimalik juhtplaat sinna vahele kinnitada. Ja loomulikult, kui olete kodus, siis kindlasti on enamustel on olemas ka kuuri all siis kruustangid ja selle vahele on ka juhtplaat kinnitada. Kui nüüd kett on teravaks saanud, siis järgmine küsimus on, et see kett tuleb saele peale tagasi panna ja ma saan aru, et seal on ka paar nüanssi. Keti pingutamisel on oluline see, et seda kindlasti pingutada tuleks jahtunud juhtplaadiga. Et eks siis see, et olete kohe nagu lõiganud, siis juhtplaat on väga tuline, siis tegelikult see pingutamine ei ole nagu otstarbekohane, sellepärast, et metallid on välja veninud ja nüüd, kui ta nüüd jahtub, siis tegelikult läheb see üle pingesse. Kui saeketi puhul me veel oleme näinud kas kuskilt pildilt või videolt, kuidas see teritamine käib, siis võsaketas tundub natuke müstika, seda nagu kinni hoida tundub täitsa väga keeruline. Ja seda ketast on väga keeruline kodustes tingimustes ainult kruustangi vahel ja hamba viisi tuleb minna, aga isiklikult ma soovitan teostada terituse teie enda võsalõikuri peal, siis kui on ketas kinnitatud, on teil võimalik ideaalselt seda teha ka tegelikult õiges positsioonis ja kõik need nurgad ja kõik need teravused on võimalik saavutada. Võtaks mõne sõnaga nii saeketi kui võsalõikeketta teravuse kokku, kui nad on nüridad. Mida see masinaga teeb? Kui lõike garnituur on teritamata, ta on nüri, siis väga tihti juhtub selline asi, et masinad koormatakse üle ja tullakse meie hooldustesse ja öeldakse, et mitte midagi ei ole juhtunud, aga tegelikult on seade oleks vaja välja vahetada juba kolvid ja rõngad ja nii edasi. Et väga oluline, et see ülekoormus ei tohiks tekkida. See on selge, et terava tööriistaga on hea tööd teha ja kiirem tööd teha, aga seda mina isegi ei teadnud, et kui te tegelikult nürida tööriistaga teete ja masinat peate suruma hakkama puidu sisse, siis tegelikult te lõhute ka mootorit ja see on juba asi, mida kindlasti meeles pidada, sest uue seadme ostmine on juba vähe kallim tegevus kui keti või ketta teritamine.